Tervist, mä Illar Kohviinavalt. Ja täna on teisipäev, 14. juuli aastal 2020. Ja täna õhtul on siis lõpuks taas elekter olemas. Et see elektriga oli siis selline asi, et laupäeval 11. juulil päeval kuskil 12 paiku oli siuksed hirmsad tormiilid, et oli vaadata, et suisa, et puud võivad ära murduda ja mõned siuksed poolmädad puud murdusidki siin ära. Aga siis oli niimoodi, et elekter läks ära. Ja kui ta mõned tunnid juba ära oli, siis hakkasid sõnumid tulema, et on nad teadlikud, elekter ära on ja siis teine sõnum tuli jälle, et nad teavad, et on elekter olemas, aga kui ei ole, et siis võtke ühendust. Aga kuna elektrit ei olnud olemas, siis ma kõigepealt saatsin sõnumi, jah, kaks sõnumit saatsin, et endistel elektrita. Ja ei tulnud ta laupäeval sugugi tagasi. Ja siis pühapäeval samamoodi. Algas päev niimoodi, et mingit elektrit polnud ja siis pühapäeval helistas mulle siit ülejää naabrimees, kes teatas, et siit üle jõelt Määranõmme juurest ehk siis Raja talu õues on üks pärn murdunud tormiga ja siis elektriliinidesse kukkunud. Ja siis mul oli vähemalt pilt selge, et milles asi oli. Ja eks siis oli see ülejäänud naabrimees helistanud mitmed kordi sinna Elektrilevi numbrile 1343. Ja siis mina saatsin sõnumi ja siis pühapäeva õhtupoole siis ma helistasin sellele numbrile sõnaga ja pandi tükiks ajaks oote järjekorda sinna, lasti ka muusikat seal, nii et mingi 5 minutit pidin muusikat kuulama enne kui vastama tuldi ja siis tuli üks sükene, eesti keelt rääkiv naisterahvas, aga sükene murrakul juures, nii et sükene venelanna vist oli, see selleks. Ja siis ma rääkisin selle ära, siis ma olin sükene kuri ka sõnaga ja tema jäi rahulikuks ja sõnaga ütles, et midagi teha ei ole, et kõik edasi antud sõnaga ja tegutsevad ja ma ütlesin, et ma ei usugi, et pühapäeval midagi teevad, et pühapäeval puhkepäevad, et keegi ei tee midagi. Ei, kõik on väljas ja teevad, Ja siis ma ütlesin, et aga see minu, see raha ju kõik jookseb, et kui ma oote järgi, et ei, see number on tasuta kõigil, et sealt ei lähe. Ma ütlesin, et kui nii, siis nii, et vähemalt see käsi on hea. Ja siis mul pühapäeval käis vend Kardotorist käis külas ja tal oli roller ja siis jälle mul on selline aku või siukene asi, kuidas seda nimetatakse. Ja siis panime rolleri külge selle ja siis rollerilt sai seda akupanka laadida. Ja siis siit omakorda juhtmest ma sain mobiiltelefoni laadida. Ja siis mobiiltelefoni ma laadisin täis kenasti. Ja siis jälle läks õhtu niimoodi öösse sõnaga, et elektrit ei olnud, esmaspäev tõusin üles, samamoodi elektrit ei olnud, siis läksin Pärnusse ja ma lootsin, päeva jooksul ikka elekter tuleb. Tühjagi. Aga siis, kui ma Pärnust tagasi tulin Vihtandra bussiga, sealt Viirakooli peatusest maha ühesõnaga ja siis üle sealt Allika Rippsilla ja siis ma vaatasin, et oi, et need postid on üksikud seal püsti ja siis kaabel on seal maas, siis vaatasin seal mingi eki ääres on mingisugust puukännu kohad ainult, et hulga puid on sealt maha võetud. Ja siis selguski, et see torm oli seal Allika kandis teinud sükest väga pahandust ja sõnaga, et oli murdnud puid ja liinidesse ja et seal oli nagu siuke suurem jama. Aga siis seal ühel elanikul oli ikkagi elekter olemas vähemalt. Aga siis, kui ma koju jõudsin, siis vaatasin, et järjekordselt, et elektrit ikkagi ei ole. Ma võtsin südametäiega kätte jalgrattaga ja siis läksin siit, sõitsin üle selle Allika Rippsilla ja siis jälle siia, meil siit ju Rippsilt üle ei lähe, et selle Raja talu juurde, Määranõmme juurde, siis seal tegin pilte ja siis video tegin seal ja siis täna hommiku
teisipäeva hommikul helistasin uuesti selle rikke telefonile ja siis tuli üks meesterahvas vastu ja ma andsin ta täpselt teated, et kellele see rajatalu siis nagu praegu kuulub. Teatavasti on ta müügis ka, eks ole, et seal õues on see asi kõik olemas ja no, eks ta siis andis selle edasi selle värgi. Aga noh, ikka tükk aega ikka sai vaadatud seda värki siin ja ei mitte midagi. Aga siis kuskil kella 2 paiku siis toas korra tuli viltsatas järsku ja siis moment kohe kadus ära ja siis mõtlesin, ahaa, et see andis vähemalt märku, et teevad seda midagi korda seal. Ja siis oli kuulda, et siit üle jõelt, et mootorsaag töötas, ühesõnaga, et ma ütlesin, ahaa, et nüüd ongi seal rajatalu juures, et siis saavad nüüd pärnauksi ära, et siis saavad seal liini parandada. Aga see ülenaabrimees, kes mulle helistas, seda teada andis, et temal oli laenatud hoopis generaator, mis diislikütusega pidi töötama, ütles, et noh, et muud moodi ta ei saa, et peab sellega siis asju ajama. Ja nüüd on kuulda, et see generaator ei tööta siin väljas, et noh, nüüd on elekter õnneks olemas, ja elekter tuligi täna 14. juulil kella natuke enne 4 mõni minut oli elekter olemas ja tahaks tõesti loota, et see elekter nüüd jääbki. Ja samas ma tahaks öelda seda, et need igasugused elektriliinide alused tuleks teha puhtaks ja sõnaga, et võtta need igasugused puud ja värgid maha, et järjekordsete tormide aeg need puud ei kukuks kaela ja ära ei lõhuks. Ja teine asi see, et no pange need elektrikaablid või need traadid, pange maa alla sõnaga, et siis ei juhtu mitte midagi, et torm ei tee siis midagi, et maa-alused kaablid on, aga noh, see vist maksab jälle palju. Ja üks asi on see, et mina teeks Elektrilevi võiks siis teha siis kuna see maainimesed, kes külades elavad, nende aitamine jääb alati kõige viimaseks sõnaga. Ja siis, et oleks ju mingi soodushinnaga, et saaks maainimestel neid ka generaatoreid nagu siis noh, soetada või on nad siis nüüd diislikütusega või siis bensiiniküttega, sõnaga, et kui juhtub jälle selline asi, et see oleks ju käepärast see võtta, aga ma ei tea, mis nad maksavad. Et kuidagi soodsamalt neid soetada, et noh, eks see paistab, et kui ikka mitmed päevad elekter ära on, see on selline probleem ja et igasugused külmikud ja sügavkülmikud ju sulavad üles ja kõik asjad löödi rahka, nii et ja kas Elektrilevil on siis tõesti, ei ole siis seda tööjõudu nii palju, noh, nii palju päevi on elekter ära olnud, et peaks siis olema seda rohkem seda abijõude või vabatahtlikke, kes kõik aitama kaasa selle asjal, et väga palju küsimusi on igastahes see, aga nüüd on vähemalt elekter tagasi ja loodame, et ta ka jääb niimoodi, et enam ära ei lähe. Nii palju siis minu poolt seda juttu praegu, mina Illar Kohvinevalt, tšau!